Hei, mina olen Andres Reintam Rändavast bioklassist. Täna me teeme siin lihtsat katset, mida te saate kodus järgi teha. Nimelt me teeme DNA silmale nähtavaks. Molekulaarseid bioteadusi on võimalik õppida 3 tasandil: bakalaureuses, magistris ja doktorantuuris. Bakalaureuses on selleks 2 õppekava, nimelt bioloogia ja elustiku kaitse ning geenitehnoloogia õppekava. Lisaks õppetööle on võimalik osaleda bioteaduste üliõpilasseltsi, Rändava bioklassi ja geneetika õppepäevade töös. Rändavas bioklassis me populariseerime bioteadusi ning näitame, et molekulaarsed bioteadused ei olegi nii rasked ning tutvustame ka erinevaid uuemaid instrumente ning metoodikat. Aga kus siis ikkagi võib leida DNA-d? DNA-d võib leida igas elus rakus, välja arvatud punases verelibles. Aga kui igas rakus on samasugune DNA, siis kuidas rakud erinevad välja näevad? See on väga hea küsimus. Nimelt igas rakus on olemas niisugune geenijärjestus, mis mõjutab, kas mingi lõik on sellest aktiveeritud või mitte. Ja erinevalt kombinatsioonide tulemusel tulenevadki erinevad rakud. Näiteks südamelihasrakus on aktiveeritud geen 1, aga näiteks närvirakus see võib olla mitte aktiveeritud. Ka viirustel on DNA, kuid neid siiski päris elusorganismideks ei peeta. Kuid elusorganismide DNA-l on päris suur sarnasus. Nimelt inimese ja äädikakärbse sarnasus on koguni 47,5%. 1953. aastal avastasid James Watson ja Francis Crick DNA kaksikheeliksi mudeli. Kuid selleks, et DNA-st oleks kasu ka, mitte ainult silmailu, on seda vaja analüüsida. Ning selleks on meil siin PCR-masin ning ka elektroforees. Aga tänase katse juurde siis, mida te saate oma kodudes järgi teha. Nimelt me teeme DNA nähtavaks, mida saab leida meie süljest. Aga miks saab süljest üldse DNA-d leida? Ka see on väga hea küsimus. Nimelt ka meie süljes on väga palju erinevaid rakke, nii oma rakke kui ka bakterirakke ning nendes leidub palju DNA-d. Et seda katset te saaksite kodus läbi viia, on teile vaja järgmiseid lihtsaid vahendeid. Anumat, kuhu te saate oma süljeproovi anda, umbes 4 milliliitrit. Soola, mis aitab DNA-l välja sadestuda. Pesuvahendit, mis lõhub rakumembraani ja aitab DNA-l välja tulla. See võib olla kas nõudepesuvahend või siis hoopis vedelseed näiteks. Ning siis kanget alkoholi, mis peaks olema vähemalt 80%, kuid selleks küsige ikka vanemate luba ka. Et ka alkoholi võib leiduda aga muidugi desonavahendist, nii et kui päris kanget alkoholi ei ole, siis desovahendit ikka on kodus. Katsejuhendi nägemiseks pane pausile. Nüüd, kui 4 milliliitrit süljeproovi on olemas, tuleb lisada 2 näputäit keedusoola. See aitabki DNA molekule proovist välja sadestada. Nüüd on vaja lisada mõni tilk vedelseepi või mingit muud nõudepesuvahendit. Ehk siis detergent aitab lõhkuda rakumembraani ning ühtlasi vabastada DNA-d rakutuumast, sest detergendi molekulid seostavad lipiidide ehk rasvadega ja valkudega, mille tagajärjel tuumamembraan laguneb. Ning tuleb õrnalt segada, et vältida mullide ja vahu teket. Nüüd tuleb valada tuubi külma kanget alkoholi. 80-kraadine peaks sobima. Tuleb oodata mõni moment, ja siis pärast mõne aja möödumist hakkab DNA välja sadestuma, sest see ei lahustu alkoholis. Kui täpsemalt öelda, siis ei moodusta etanooliga vesiniksidemeid ja tekib valge klimbitauline mass, ehk siis mis ongi
nähtavaks tehtud DNA. mis selle prooviga edasi saaks teha? Kui on DNA proov olemas, siis nüüd on võimalik seda analüüsida PCR-i masinaga. Selleks on meil siin niisugune masin, mis paljundab DNA lõiku niimoodi, et kui meil on alguses üks DNA lõik, siis pärast on meil seda 2, 4, 8, 16 ja nii edasi. Katse jätkab keelelektroforeesiga. Selleks me kanname proovi keelile ning seda meetodit kasutatakse paljudes erinevates kohtades, nagu näiteks isadustestide tegemisel, kriminalistikas, teaduslaborites või siis haigustekitajate määramisel. Aga selleks, et näha, kuidas katse lõpeb, on teil võimalik kutsuda rändav bioklass endale kooli või tulge õppima Tartu Ülikooli. Meie oleme rändav bioklass ehk siis kollektiiv noori ja entusiastlikeid tudengeid, kes käivad üle Eesti koolides ringi populariseerimas teadust, teaduslikku mõtteviisi ja näitame, kuidas elu laboris käib oma mobiilse laboriga.